Tere üle pika aja. Minuga võttis ühendust Mati ja pakkus välja, et me võiks teha Ungari guljaši ja mingeid selliseid teemasid, mida Mati maale toob. Ja siis Mati ütles veel, et eriti hea saab, kui seda rooga teha afgaani kasannis või afgaani pajas või kuidas seda õigesti nimetatakse? Afgaani pada. Afgaani pada. Ja siin on meil täitsa tutikas afgaani pada ja ei ole niimoodi, see on nagu kasann, et osad on sellised, mis on kohe valmis, hakkad tegema, aga seda tuleb siis ka sisse põletada. Ja tänane video ongi sellest, kuidas põletada sisse afgaani pada ja teha ta siis nagu töökorda. Aga hakkame pihta. Hakkame pihta. Kõigepealt võtame siit karbist välja. Selline firma nagu grillnurk.ee andis meile siis võimaluse sellise 15-liitrise afgaani pajaga täna see supp valmis teha. Nii, ja välja näeb ta siis selline. Siin sees on ventiilid, õpetus. Nii. Kõigepealt, mis meil vaja on, siis on vaja võtta siit kilesest välja ventiilid. Paneme külge siis... Ventiilid, ta on siis sisuliselt nagu kiirkeetja või? Ta on nagu sisuliselt jah, kiirkeetja. Aga mis vahe tal on kiirkeetjaga? Tal tegelikult nüüd otsest vahet ei ole, tal on need ventiilid, mida kiirkeetjal minu teada mingisugune ventiil seal on olemas. Aga see on tegelikult algselt need kiirkeetjad ongi siis selle sama Afganistani siis põhimõttel jah. Ja see ventiil töötab ise. Inimene ei pea siin midagi näppima. Ei pea. Aga siin on näha punane nupp, mis see on? See on siis see, et avarii tüüs tähendab, et kui need juhtumisi ei tööta, siis see töötab, et ta lööb lahti? Jah, et kuna siia tekib 1,6 atmosfääri lööb kuskil sisse, siis ta lõhk ei lööks, siis ikkagi läheb see tööle, nii et on ohutus oleks tagatud. Edasi meil oleks vaja nüüd teha, kuna ta on nüüd otse tehasest tulnud, siis kõigepealt meil oleks vaja üks tilk vett siia ja tatse tavalise mingisuguse sellise puhastusvahendiga. Seda võib feeriga pesta? Jah, võib pesta. Seda malmkasanni ei tohi? Jah. Aga seda võib ja see ei ole muidugi ka malm, see on alumiinium. Ta on alumiinium. Kas nad ongi alumiiniumist või on malmist ka neid? Ei, need on ainult alumiiniumist. Afgaani pajad on alumiiniumist? Absoluutselt, jah. Okei. On tehtud, nüüd üksikud proovid on juba tehtud sellist, et on siis nagu teflon sisu siia ka pandud, aga see teflon sisu on samamoodi, et ta ei ole väga hea ja tervisele ta ei ole ka kasulik, see teflon panne enam, kui vahepeal oli väga suur mood, siis ei kasutata, et ikkagi selline nagu originaalis on praegu, et me teeme sellega. Aga nüüd paneme siia, nüüd meil on vaja natuke vett ja peseme selle esimese. Ma küsin veel vahele, et sa rääkisid sellest sissepõletamisest, siis mina kujutasin ette, et ma teen seal oma lõkkepajas tule ja me pistame ta sinna sisse ja nagu ma seda kasanni põletasin soola, värki ajan ta kuumaks siniseks. Siin sellist pulli ei ole vaja teha. No siin me teeme ta ka, tegelikult me kõigepealt peseme ta puhtaks, siis järgmiseks me paneme siia vee sisse. Paneme ta korraks kinni, laseme selle vee keema, mingi 10-15 minutit võiks kõigepealt keeda, et need tehase jääkained siit välja saada. Ja viimane käik on siis, kui on see välja valatud, siis me paneme siia õli, paarsada milliliitrit õli, paneme ühe sibula, lõikame tükkideks, seal 4 tükiks paneme siia sisse ja paneme ta korra veel mingiteks minutiteks keema. Ja selle mõte on selles, et tekitada, kui ta on siis nüüd ära keinud, laseme auru välja ja kui teda niimoodi kallutades, siis saab siia nagu siis sellise kihi, kaitsekihi, nagu mis on siis selle konkreetselt. Jah, et see jääb ja seda tasub mingisuguse aja jooksul jälle uuesti korrata. Nii, aga hakkame pihta. Hakkame pihta. Nii, laseme siit natukene siia vett sisse ja paneme väikse tilga. Nii. Lihtsalt puhtalt peseme ta, ikka mingid tööstuslikud jäägid võivad siin olla.
noh, teeme selle ka juba. Kui juba oli, siis siit. Tundub nagu selline, mitte libe. Noh, et siin nühkides ma kuulen, et ta on nagu kergelt kare või? Ta on jah kergelt, jah, ta ei ole selles mõttes, alumiinium on nagu ta on, et siin laseme ta nüüd ära. Siin on nüüd vahepeal veel üks oluline asi, et siin on tihend ja selline valge kautsuk tihend on nagu ideaalne. Mis siin vahel on, need kestavad päris hästi, et see uued partiid juba tulevadki siukse korralikuma tihendiga. Nii, läheme selle valame nüüd valamust alla ja siis loputame ära kogu lugu või? Jah, selle loputame ära. Nii, laseme seda siin peal mitu korda veel teeme seda. Ja, et see feeri siit välja saada. Just. Siin saab veel mitu korda lasta seda. Tundub, et oleme saanud selle feeri siit välja. Ja nüüd me laseme siia lihtsalt vee sisse kohe ära. Seda vett nüüd, mida kuumutama hakkame? Just, jah. Nii, meil on nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et esimene pesu oli ära, siis ütleme 1/3 võrra paneme siia nüüd sisse tavalist vett ja paneme tule peale. Päris tuuline, loodame, et ei kustuta ära. Jälgime. Nii, ahah. Ma olin tulesüütamisega ametis, panid vee sisse ja kaane sulgesid. Nii, ja nüüd läheb see siia peale ilusti. Ma eeldan, et laseme nii kaua, kuni siit hakkab pussu tulema. Jah, nii kaua, see tähendab seda, et ta on keema läinud seest. Ja siis juba kontrollime ära ka, et kas ventiilid töötavad, mis on hästi oluline, et ventiilidega on kõik korras. Vahepeal on improviseeritud tuulekaitse meil siin ja toimib muide väga hästi. Ma tean, nüüd te kirjutate sinna alla, et soeta omale tee siia plekist rõngas ja ma tean seda. Lihtsalt ei ole jõudnud. Ja kui keema läheb, kaua me kedame? No kedame üks mingisugune 5 minutit. Et ikka natuke saaks. Et ikka küpseks. Jah. Õnneks see on ühekordne protsess. Just. Aga tasub mingi aja tagant tasub uuesti tegelikult see kiht sisse teha. Aga räägi ajalugu, kas sa tead selle Kazani ajalugu, kui ta nimi on juba Afgaani, et no ma eeldan, et siis seal midagi sellist tehti? No sellele tegelikult see süsteem kui selline peaks ikkagi äärmiselt vana juba olema, et ma ei tea, võib-olla kuni 1000 aastat isegi kuskil, et see peab täpselt üle vaatama. Aga selle idee oli see, et kuna mägedes, teame siis kõrgel mägedes vesi läheb ju kuskil seal 4000 peal läheb keema juba vist kuskil, kui ma eksi, kas 70 kraadi juures läheb. Et seal olid probleemid söögi tegemisel ja siis selline asi mõeldi välja, et kuidas saada seda ja kiiresti ikkagi see toit valmis saaks. Ja need nõukogudeaegsed kiirkeetjad on siis ikkagi siit pealt tulistatud. Ja ma mäletan, et see nõukogude ajal broilereid oli poes harva, olid need sinised supikanad. Need ära munenud munakanad, mis ei keenud pehmeks kuidagi ja siis kiirkeetja tegi pehmeks ja neid ostetigi selleks, et kana keeta pehmeks. Lihaga muu siga veis, sellega ei olnud probleemi, aga just see sinine supikana. No tänapäeval tegelikult mina kasutan seda afgaani pada päris palju, et kui teha näiteks lammast või siis mingi tulukiliha siin, hirveliha või mida iganes, siis tavaliselt läheb ahjus ikkagi kuskil 2,5–3 tundi vähemalt läheb. Siis selles pajas saab valmis liha 60 minutiga ja 60 minuti pärast põhimõtteliselt võtad välja nii, et kui kondi võtad, siis liha kukub küljest ära. Me kunagi proovime seda. Selle proovime ja tuleks järgi proovida kindlasti. Ma olin kunagi Narvas laadal ja seal üks vend müüs selliseid termopotte, tal oli tehtud hernesupp. Tallinnas pani supi keema, liha võttis vahu ära, pani porgandid, herned, värgid sisse, kaane peale ja ümberringi oli siis selline vahtplastist või mingi selline paks termos ja pani kinni ja sõitis Narva. Ja Narvas tegi karbi lahti ilus selge supp. Noh,
enam-vähem, noh, kas just mitte sama põhimõte, aga selline pikalt haudumine läheneb sellisele maa sees küpsetamisele ja see on nüüd märk sellest, et on läinud keema. Nii, no laseme siit 5 minti. no nii, mis siin ikka. Keedame nüüd seda loputusvett siin 5 minutit ja siis jätkame. Nüüd meil on piisavalt ära keenud, et paneme nüüd selle tule siit kinni, võtame ära, keera gaas kinni. Nii, aga kuda me ta nüüd, ega me ei saa ju lahti teha, tal on mingi trukk on sees. Nüüd on vaja meil siis siin teha selline lugu, et me paneme siia vahele. Kahvli saame siia vahele. Laseme auru välja, siin mingi 1,6 atmosfääri nüüd tuleb päris tükk aega. Kas neid manomeetriga ka tehakse? Ei tehta. Ei ole näinud. Aga kust sa tead, et 1,6? No niimoodi ma lugesin, et seal... Keegi on mõõtnud? Keegi on kuskilt ära mõõtnud, jah, et siuke autorefi lõhn enam-vähem tuleb korralik rõhk sisse. No ütleb, et seda, kui kaua aega seda auru välja tuleb, ütleb ise palju siin sees on juba. Et korralikult on see rõhku. Ma kujutan ette jah, et selle survega lööb selle liha ikka tõesti pehmelt. See lööb korralikult, jah. Et noh, see nagu keegi, mul oli sõber, kes on jahimees ja ei uskunud, et ma ütlesin, ma teen sulle 60 minutiga valmis, et ta ei usu seda. Tuli 2 irvekintsu oli kaasas. Panime siia sisse, noh, see ongi niimoodi, et no saame siin pärast rääkida ka, et kuidas sibulad käivad alla, korralik sibulagi. Kihiti. See annab selle mahlasuse sinna kõik sisse, eks, siis paned maitsestatud liha, eks, ja siis tulevad kartulid, porgandid, ma ei tea, iga natuke suvikõrvitsad võid panna, noh, sibul küüslauk muidugi, eks ju. Ja noh, tehakse erinevalt veel niimoodi, et mõni paneb veel siia peale lavassi leiva, mida olen pannud, ma leidsin ühest videost, panin peale ja siis oli niimoodi, et see lavassi ise imbub siis sellest sibulast ja kõigest sellest maitsest ka veel läbi, et seda nagu eraldi, kui välja siis kandiku peale tõstad, siis pärast teed nagu tükkideks, siis on nagu hästi mõnus siukene läbi imbunud kõigist nendest maitsetest, see lavass on nagu kuidagi nagu leiva eest sulle kõrvale kohe, eks. Kui me nüüd räägime siis liha tegemisest. No nii, nüüd on meil siis aur on maas. Nüüd on siis meil tegelikult võime ta siia maha tõsta. Nii, ja kuna on välja lastud siit, rõhk välja lastud, siis me saame nüüd juba saame. Nii, natukene kindlalt. Ettevaatus eelkõige, ja. Kindad kätte. Just, kindlasti peab seda kindlasti, nii näete. No, siit ongi näha, et natukene sobane see vesi natukene. Jah, kas me nüüd peame üle pesema selle või nüüd kõrvetame õliga? Ei, see on varjude efekt, ega ta ei ole nüüd must, jätab sellise mulje. No kallame ta välja. Vesi väljas, mis edasi? Nii, edasi on niimoodi, et nüüd me valame siia mingi, ma ei tea, 150-200 milliliitrit õli. Suvaline odav õli. Toiduõli selline suvaline. Nii, ja siis teeme siit sibula. Ütleme niimoodi, et... Päris viiludeks ei lõika sibulat? Jah, ei, paneme ta niimoodi, võime tükkides panna. Nii, paneme uuesti tule alla. Kui võimsa tulega nüüd teeme sama? Jah, teeme võimsa tulega algus. Meil on vaja see õli nüüd korraks kuumaks saada. Siis me viskame siia sisse sibula. Ja korra paneme siis kaane peale veel niimoodi, et... Nii, ma tekitan ekraani. Täitsa töötab. Nii, ütleme, et õli peaks juba enam olema kuum. Paneme siia sisse ja... Vaikselt susiseb.
vaikselt susiseb. Sibul on siis selline tore asi, mis tõmbab endasse, eks ju. Pannakse ju isegi, noh, ütleme, inimese külge. Ma ei hakka siin nimetama mille jaoks, aga et tõmbab välja paha asja. Läks keema. Nii hoiad. Nüüd me võime võtta seda tule väikseks keerata. Kui väikseks? No võimalikult väikseks, et nüüd ei ole meil seda väga võimalikult, mis sa saab peasid natukene ikkagi on. Et veel selle õli laseme ka surve alla? Jah, korraks lasem selle ka. Ahah, mida see teeb? No selles mõttes, et nüüd me kummutame ära see sibul ja õli siis koos tekitab siia siis sellise kaitsekihi sisse tegelikult. Nagu mingisugune õliaur või kuidagi, et ümber ringi lööb. Jah, et siis kui meil on juba tuli maha võetud, siis me veel keerame teda niimoodi piisavalt, et nagu need küljed ka kõik saaksid siis selle õliga kokku ja pärast selle valame jälle välja ära. Okay. Tegelikult ütleme niimoodi, et ma arvan, et kuna ta nüüd podiseb ju siin veel mitmed minutid, siis ootame lihtsalt paar minti, las ta podiseb seal paar minti ja siis me teeme juba selle protseduuri, et laseme ta vaikselt. Lõhn tuleb juba hea. Lõhn on juba hea, jah. Sibulapraele. Ma vanasti tegelesin välitoitlustusega ja siis oli ka, et selline grillpann on ees ja rahvas liigub, siis viskab vahepeal sibulat peale. See lööb sellise aroomi üles. Inimesed tulevad ligi. Nii, aga proovime. Nii gaasipõit kinni. Võta korra siit maha siis niimoodi, et nii, sisuliselt ainult 2 minutit, 2-3 minutit. Väga hea. Leivitasin ära kõige parema nipi. Nüüd meil on siin aur on maas. Ei ole siin väga. Peaks seda tõstma tegelikult siia. Nüüd võime siit vaadata, mis meil siis on. Kõik on hästi. Näita, mis siin on. Kõik on hästi. Nagu päris. Jah. Vaikselt veel susiseb. Lõhn tuleb hea. Laseme talle siis nii, et ta nii, palun. Nüüd on kaasan tehtud, jah. Nüüd on valmis toidu tegemiseks. Siin veel tilk väikesele. See tilk võib siia sisse jääda. See tuleb ainult hea kasuks. Mis nüüd saab? On sibulaga kuumutatud. Nüüd hakkame suppi tegema. Aga sellest juba järgmises videos.